meil ei ole seda infot, mis kogu alal võib olla või mitte. Meie jälgisime seda, mis on meie uuringuala, kus on tehtud geoloogilised uuringud. Selles piirkonnas küll karstiala ei ole. Kui rääkida kohalike jahimeestega, siis nad ütlevad kohe, kus on augud, kus on läbi sügavad meetrid. Küsimus ongi, et olemas, täpselt nii. Me räägime uuringualast. Me räägime sellest, mis me loomulikult, mis on näiteks kilomeeter kuskil edasi, et seda ei oska öelda. Aga karstiala, kui me läheme termini juurde, mis asi on karstiala? Et isegi kui me vaatame seda geoloogilist läbilõiget, siis ei saa siin olla karstiala. Sama öeldi ju tegelikult Tallinn-Tartu maantee kohta, et siin ei ole karstiala, siis kui hakati tegema, siis kukkusid masid läbi. Üks koht tõesti oli. Täpselt nii, et sellepärast ei saa väita, et ei ole. Me ei tea seda. Aga ma ütlen teile ka teismoodi, üks koht ei ole karstiala. No okei, ma saan aru. Pihvari ja maanteel sillal veekogust. Ja see, mis jõudis järgmise silla alla. Kui oleks, ja kui teistpidi, kui oleks see karstiala, siis antud juhul, kui me räägime kalkkahju kaevandamise alast, et siis, või maardlast, et siis antud juhul, vaadates, mis tasemel on põhjavee tase, siis ikkagi see veetase on üsna kõrgel. Et kui me räägime karstialadest, siis mingil perioodil peaks, karst ju töötab selliselt, et kui vesi sinna satub, siis ta kannab selle hästi kiiresti selle vee sealt ära. Siis teoreetiliselt peaks see põhjavee tase olema üsna madal seal. Aga ma just arvangi, et kas siin ei ole mitte põhjus selles, et siin on jõgini läheb? Jõgi on oluliselt allpool. 10 meetrit, jah, et põhjavee tase on ikka meetrid kõrgemal kui jõe tasapind. Selle sama koha peal, aga kõrgemal jõgi läheb ka ülesvoolu ja kuna veekihid liiguvad ju selle sama, millest ma enne rääkisin, liiguvad selle paekivi ja selle savikihi vahel. Et me ei saa võtta niimoodi, veehaare on tegelikult suhteliselt lai mõiste, et ma tellisin kunagi Võrstu vallale põhjavete kaardi. Et meil on olemas tervele Võrstu vallale on olemas põhjavete kaart, kust põhjavesi liigub, kuhu ta läheb. Naabervald. Et meil on nagu tellitud põhjalik kaart selle kohta. Sellepärast ma olen nagu natukene skeptiline selle koha pealt, et niikaua kui Võrstu või ütleme Mõniste vallal pole sellist kaarti, niikaua on väga raske öelda, kust need veel nagu tegelikult liigub. Ma arvan, mul ei ole seda täis geoloogilist uuringut, siis tegelikult uuringu käigus nad põhjavee uurimist või vee liikumise suuna kindlasti uurisid ära. On uuritud ära ja liikumissuunad, liikumiskiirused, veemahud, mis sinna tulevad, et need on kõik välja uuritud, see sama veemahtude uuring ongi tehtud 2001, minu arust 2001 või ma võin nüüd praegu me räägime ikkagi sellest, mis sellest kohest ala uuringu käigus tehti. See ongi teie selle sama territooriumi kõrval oleva jõe see osas või mõõtmine ühes kohas ja teises kohas ja vahepeal läheb pool vett kaduma. Kas me räägime Peetri õe uuringust või... Nemad räägid oma alast. Me räägime oma alast. 50 meetrit selle Peetri õe silmast kauguma. Lihtsalt näite, et Peetri õgi, ütleme, kui me räägime tasapinnast siin, siis see põhjavee tase, millest me räägime, on ikka 10 meetrit kõrgemal. Ja kui me räägime sellest langust, siis et seal, kus Peetri õe vee tase on sama kõrge kui kalkkahju põhjavee tase, see on ikkagi kilomeetrid eemal, et see lang nii kiire ei ole. Ma vabandan nüüd härrade Aiguseni esindajate ees, aga kas kiirkandel selle naha kaevanduse kohta on veel küsimusi, nagu ma aru sain, siis härradel on kiire, soovite edasi sõita, et siis me nagu teise plokina räägiksime sellest teisest kaevandusest. Et kui on küsimusi ja kui ei... Ma küsimus üks, kas ega me seda tehnoloogiat tegelikult keegi näinud ei ole ja kas asi hakkabki pihta lõhkamisest ja see järjest alustab ja lõhatud materjali pääneks ja... Ei, kõigepealt hakkab ikkagi nii-öelda veetõkkesente ehitamisest ja nii-öelda selle paljandi, mingi osa sellest ala, kõigepealt võetakse mets maha, mingi osa sellest alast paljandatakse. Siis nii-öelda kooritakse, pannakse need pinnasevallid serva, mis hiljem kasutame rekultiveerimiseks. Siis jah,
kogu kivim igal juhul siis lõhtakse, mitte mis te mõtlete kogu kivimi all? tähendab, ei, mitte korraga. kogu ala. Ei, korraga. mitte korraga, vaid on järjest, aga ikkagi lõhkame. No tavaliselt me lõhkame korraga, lõhkajad 5000 kanti korraga lõhkame. Ütleme 5000 kandi kaupa 2,5. Seal on ka jälle oma spetsiifika. Ütleme, kui kivimi kvaliteet on erinevates kihtides erinev, siis me lõhkame kihtide kaupa. Võtame ühe parema kivi välja, siis viletsama teeme ühte sorti materjale. Meil on palju paekarjääris niisuguseid kogemusi, kus kivi kvaliteet muutub. Kuna teede ehitada tahab suhteliselt kvaliteetset kivi, siis seda viletsamat killustiku müüme sinna, kus ei ole neid euronõudeid, parema kivi müüme sinna, kus on need euronõuded. Ja võtame kihtide kaupa. Üldiselt ma ütleks niimoodi, et seda lõhkamist on ka nagu kritiseeritud, kõige toredam lugu on ikkagi see, kui, eks ole, me tegime nii-öelda näidislõhkamise ja siis tegelikult me lõhkasime natuke varem. Ja siis see mees, kes kõvasti kahtlustas meie lõhkamise suhtes, siis ütles, et nüüd maa värises. Me ütlesime, kuule mees, aga me lõhkasime juba pool tundi tagasi. Kuidas see maa nüüd värises? Tegelikult ma ütleks niimoodi, et me ei ole näinud ühtegi probleemi lõhkamist, seepärast lõhkeained on väga head ja nad ei lõhka nagu Vene ajal, et kõik need kivid lendavad, nad lihtsalt niimoodi liigutab seda pinnast. No proovile lõhkamist võib tulla vaadata. Me võime, kui te tahate näha, me võime teile näidata, mismoodi me lõhkame kuskil. Täna ei saa, et me võime näidata, mismoodi tänapäeval lõhkatakse ja palju lubasid ja lõhkad. Seal tuleb lõhkamisluba võtta ja ma ütleks niimoodi, et üdravasanaga näiteks selle kivi lahti võtmine on palju mürarikkam ja mõjub. Tegelikult loodusest juttu üldse praegu ei olnud, kuna selgus, et teie ei ole üldse teadlik sellest teie kõrval olevast. Ma ütlen veel kord, et me tõesti ei saa nõustuda selle karstiala põhjendusega, seepärast meil ei ole see keegi ütelnud selle, ma ütlen teile veel kord, me töötame Natura-aladel, me oleme töötanud piirkondades, kus on looduskaitsealaseid objekte olnud, kõik probleemides on lahendatud. Me ei ole tekitanud loodusele oma tegevusega kahju. Kas teieni jõudis see Keskkonnaametiga oli mul eile juttu, et Läti on huvitatud osalemisest keskkonnamõjude hindamisel ja oma kaitse. Siia palju veel lõunast, ma tean, jah, see kiri tuli, jah. Ja nende oma kaitse päevakuid. Ma räägin teile loomi metsas, mina olen ise jahinud. Loomade kohta räägin. Me tulime eile oma Põltamaga järjest, mis on Kudivene ligidel. Loomad olid sõitsa samas rohtu, meie mehed sees isegi tegid ja no vot, selleks Venemaal on leinaeg seda. Ei, absoluutselt. Ma ütlen, et eile oli ehe näide, sõitsime karjääri välja. Aga praegu, kui tuleb 300 meetrit seisavad kiivrid peal 50 meetri kaugusele, kivid ei lenda. Karu käib karjääris mehed juurde kopast välja tulla. Meil on olnud juhus, kui tuleb karu, need mehed panevad prügikottidesse, viivad nii-öelda töötavad ära. Karu on mehed juurde kopast välja tulla, karu käib lõhub kõik laialt minema. Ilves on karjääris vaatad mehed. Ma räägin, seda on oluliselt. Keskkonnamõjude hinnang annabki sellele vastu.